kes veel ei ole tulnud siis või reganud, siis homme läheme sellistele suurtele sooväljadele kahepäevasele matkale. No nii, läksime siis kahepäevasele soojääväljad. Ühel meil on liiga kerge esialgu. Kui on üle ujutatud. Tekkis siis jah, meeldiv võimalus vahepeal ka Ari sõbraga kahepäevane rännak teha ja tänu sellele ka võimalust rohkem seda asja üles filmida ja näidata siis, et milline see kahepäevane nomaadirännak on. Siin on ta küll vähe sellises sõbra formaadis, aga ehk annab ikkagi väikse arusaamise, et mismoodi see asi välja näeb. Nautige. Kuldar teeb meile silla, sest me ei saa siit kraavist üle. Nii. Siin on jah, kõrn koht, võtid seljad, laske turni. Saarel mehed avastavad tapid on. Tapikohad on palkides, et kas on ikkagi mingist teisest palkmajast uuesti siia kokku veetud. Siin on ka jätkukoht, vaata. Jah, siin on ka mingi tapp. Ja Soosaarel jah, selline väga madala uksega meeter 40 või? No, eks see on natuke alla ka vajudnud, paarkümmend senti võib-olla aja jooksul. Katust pole enam, tagaseina pole enam. Aga pidigi madal olema, hoiab rohkem sooja. Jah. Mis ta siis on meetrites küljed? 3,5 korda 4 või? Selle kütame õhtul soojaks ja see on hommikul soe. Mõtle ainult. Meestel on plaan, et see kivi võiks soojaks ajada telgis. Ainult üks kivi on, mis seda kütta on. Et selle veame ära, siit pole kilomeetritki minna. Võtame need suuri võitsite. Opa! Vennis peab olema kindlasti auk ja siis see ongi Pohla kodu. Jumala Pohlad. See on kõige... Ma tean Pohla auku teada. Siin pool on ka, aga ei ole mäid. Ettevalmistused käivad. Pohl on siia ja uue kodu endale siia juba teinud. Sealt tuleb järgmine aasta. Karu läinud puusse. Karu on mändi läinud, jah. All on vist mingid nühkimisjäljed ka äkki või? Ja siit lähevad, jah. Siit lähevad siis aga päris korralikud küüned riibud. Aeg on päris näinud, vaata tegelikult. Aega on läinud siit. Saad selle jälje. Ja.
hoom. Väga mõnus Soosaar. Kuidas tunne on? Kõige ägedam matkasel tuleb veel. Kontrollib, turvab tagant. Olukord, et vaenlane ei ründaks. Ja oleme turvaliselt kohal. Mets sead on auguga. Tarmo paneb meil ukse ette. Ja opadi. Käime alla poolt tuulest küljest sisse. Opadi. Tšaugule. Ja siis uksevalvuriks. Pässiku keeduvesi varsti keema. Pane taeliks ka. Opa! Pane taeliks ka, see 2 tunnine tael. Siin on veel 2 tundi on kestnud. Ja võib-olla on kolmandik on läinud maksimaalselt. Et see oli see kase siis tuletael kasvab kase küljes, jah, siukse kämbla suuruse, rusika suuruse. Sellest 6 tundi kannate endal hõõguvat asja kaasas, kui vaja. Tuli pada. Näed, Tarmo tõi põdrakanepit, isa korjas. See püstkoja edul on, et Põde oleb üle. Täitsa normaalne. Lõia Tarmo. Ikka põleb. Nurin. Ja alati lõkke taha. Väike riidakene, mis eelkuivab. Ega see loodusest ju täitsa head kuiva materjali saa. Vaikselt lõkke kuivatab ja lisad lõkkesse. Kulder, mis seda siis öelda? Ma ei mäleta. See on parandada, mis teada. Kulderil on siuke tavaline matkakott. Minu matkakott on seal. Uks on ju matkakott. Põhimõtteliselt see puuunnik, aga selline mõnest ridvast tehtud selline tore puskav kotik. Lõkkevastkonda ka või? Ma arvan, et ma magan täna öösel. Ei ole vaja, sest nii väljas on 0 kraadi ja Hommiku lihtsalt tule alla. Hommiku teeme tule alla. Väga hea. 3 tundi on kestnud ja kolmandik on läinud, et me võime. Aga mis on tore on see, et siin samas 100 meetrit siit on hundikarja jälg. Ilves jäljed. Karu oli siin samas mõnisada meetrit, peaaegu kilomeeter oli Tamme korteri teinud endale, kus ta küll üles saeti, aga siia lähedal ennast uuesti sättis, ja me oleme siin soos püstkojas keset kõike seda elu, mis metsas toimub. Nugisjälgi oli siin ja kitsed sead ja see on vahva, et tulla niimoodi päris elu sisse, mis meie ümber toimub.
näib, mis nii kaugele teed. Tore vaadata kohe, kuidas lendavad asjad. Going vegan. Peidad peekoni sinna sisse ära. On nii või? Muidu on linnupete, aga see on vegani pete. Kasti ka. Minek. Tehtud. 100 kilti veel ja ongi kõik. No vot siis kokkuvõtteks, et miks tuletael ikkagi tuletael on. 6-7 tundi sellisest rusika suurusest taelast saab kaasas kanda hõõguvat materjali. Ja kui see hakkab läbi minema, siis saab loomulikult järgmisele taelale üle kanda ja niimoodi lõputult tuld kaasa vedada, kui tule tegemisega peaks probleeme olema. Tuletael.